Täna oleme vahelduseks sattunud Männiku puumarketi juurde ja võtame oma meistrinurga materjalid siit. Tänas meistrite nurgas on mul plaanis enda jaoks selgeks õppida üks uus sõlm, mida ma pole varem puidust teinud, nimelt kalasaba liugtapp. Selle jaoks võtan ma siit puumarketist endale natukene liimpuitkilpi. Liimpuitkilbi valik puumarketis õnneks on väga lai, erinevad paksused, erinevad puitmaterjalid, erinevad suurused. Selle liugtapi tegemiseks on tegelikult mitmeid põhjuseid, seda saab kasutada erinevates kasutuskohtades. Minul on plaan teha üks selline riiul. Ja riiulil on siis 2 külge, orientaalset, ja siia vahele on vaja panna siis riiuliplaadid. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas see riiuliplaati kinnitada. Neid erinevaid mooduseid on jällegi üsna palju mitmeid, aga minul on mõte, et õpikski selgeks selle kalasaba liugtapi, millega siis nii-öelda tapina see riiul siia sisse lükatakse ja siia nii-öelda lukku jääb. Selle jaoks ma kõigepealt tegin endale mõned katsetükid, sellepärast, et selle tapi õige freesimise saavutamiseks on vaja teha üsna mitu katset, sellepärast, et seal on selline 0,5 millimeetri mäng, et see asi oleks täpne, et tapp nii-öelda soone sisse läheks ja et ta seal ei logiseks, et ta sinna kõvasti kinni jääks ja ilus välja ka näeks. Paar tükki. Selle tapi tegemiseks kasutan ma sellist spetsiaalset freesitera. Freesitera, mis on sellise nurga all ja millega ma saan siis lasta ühelt poolt soone riiuli küljele ja teiselt poolt selle sama freesiteraga teha ka selle tapi osa siis riiulile endale. Kuidas see käib, kohe vaatame. Esimese asjana tuleks endale selgeks teha, kui sügavale see tapp sinna riiuli külje sisse freesida. No minul on tegemist siin 20 millimeetrise tammekilbiga. Ma mõtlen, et ma teen selle soone umbes täpselt 0,5 kilbi sügavuselt. Tegelikult ei ole tähtsust, kui sügav see täpselt on, sellepärast, et täpselt selle järgi saab hiljem teha siis selle tapi poole. Ma tegin nüüd enda katsetüki sisse 2 erinevat soont. Üks soon on tervest riiuli küljest läbi, teine jääb siin teatud piirimaal seisma. Ja see mõte on selles, et kui ma siia sisse teen nüüd sellise riiuli, mis eest vaadates jääb peidetud tapiga, siis sellisel juhul jääb ka eest tapp näha. Katsetame mõlemat varianti. Nüüd see tapp, mis me peame siia riiulisse tegema, on selline tagurpidi kolmnurksete väljalõigetega. Et see ongi siis see osa, mida me nüüd siis nii-öelda kalasabaks või tubisabaks, kuidas seda kutsuvad. Ja see tapp on siis see, mis peaks hakkama siia selle soone sisse lukustuma. Konks on nüüd selles, et selle tapi sügavus ei tohi olla sügavam, kui on siis meie soone sügavus. Pigem võiks ta olla 0,5 millimeetrit nii-öelda madalam ja väiksem, siis ei hakka meil see tapp siia selle soone põhja hõõrduma. See hõõrdumine teeb lihtsalt selle riiuli paigaldamise raskemaks ja kui näiteks tegu oleks väga pika liugtapiga, siis ei pruugigi see õnnestuda. Selleks freesimiseks kasutame me täpselt seda sama freesitera. Lihtsalt me lähme selle freesiteraga nii-öelda materjali vastu ainult natukene servast. Teeme lõike ühele poole ja teeme lõike teisele poole, ehk siis 2 korda tuleb freesist sellega mööda sõita. Nüüd proovime siis selle tapi, mis ma tegin, siia selle soone sisse saada. Ja noh, tegelikult nagu näha, siis isegi võib-olla praegu veel on natukene liiga lõdvase tapp, et võib-olla võiks olla veel tihkem. Esimene katsetus on paigas, sellega võib peaaegu rahule jääda, aga räägime kohe ka sellest teisest tapist, kus me siis jätame ühe serva nii-öelda nähtamatuks. Selleks me peaksime nüüd siit natuke seda tapi osa vähendama. Kasutame selleks tavalist saage.
proovime selle ka siia paika panna. Nii, katsetus, ma ütleks, on üsna edukas. Natuke tahab tehnika veel lihvimist selles mõttes, et mulle tundub, et selle riiuli jaoks võiks see tapp olla veel tihkem, aga ma ei ole kindel, kas ma selle sisse saaksin. Hetkel ongi siis näha see erinevus, et kui see tapp on näha ees servast, kui see riiul sellisena teha, et tahtagi tappi näidata, et kuidas see tehnoloogiliselt tehtud on, siis ta näeks välja midagi taolist. Kui nüüd tahta, et see tapp on peidetud, siis tegelikult see riiul jääkski ees servast selline, et ei saagi aru, kuidas see riiul siia külge on pandud, aga ometigi ilma ühegi kruvi ega naelata on ülimalt tugev liide. Ühelt poolt tapp näha, teiselt poolt tapp peidetud. Nüüd sellele tapile kasutuskohti võite te otsida igalt poolt, näiteks sarnase tapiga ajalooliselt on tehtud uksi, ehk siis ukselauad on tagant sellise põõnaga kokku pandud just nimelt selle sama liug tapiga ja see hoiab siis ukse sirgena, et ta ei hakkaks kõmmelduma kuskile suunas ega läbi painduma niiskuse ja ilmastiku tingimuse tahtel. Teine levinud koht, kus sarnast tappi loomulikult jällegi hoopis suuremal moel kasutatakse suurte söögilaudade tegemisel. Söögilauad, mis tänapäeval tehakse näiteks ühes tükis puidust, mis on väga lai plank, mis kindlasti hakkaks kuskile poole ära kõmmelduma mingil hetkel, kui sinna sellise tapiga nii-öelda siis tugevdus allapoole külge pannakse, siis jällegi püsib ta suurema tõenäosusega sirge. Nii et mina sain oma katsetuse tehtud, nüüd plaanin valmis teha riiuli. Seda, kuidas see riiul valmis saab ja kas see ka õnnestub, seda vaadake juba minu Instagramist.